minu südamel on jäänud teiega jagada Luuka evangeeliumi 17. peatüki algussalme. Ma loen 3. salmist alates. Pidage endid silmas. Kui su vend patu teeb, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, siis anna talle andeks. Kui ta 7 korda päevas eksib sinu vastu ja 7 korda päevas pöördub sinu poole ja ütleb, ma kahetsen, siis anna temale andeks. Ja apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil usku oleks sinepivakese võrra ja te ütleksite sellele metsviigipuule, juuri end välja ja istuta end merre, siis see kuuleks teie sõna. Aga kes teie seast, kellel sulane on kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta põllult tuleb, tule koheselt siia ja istu lauda. Eks ta pigemini ütle temale, valmista, mida ma õhtuks söön. Ja pane vöövööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ja pärast seda söö ja joo ise. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi nõnda? See tegi midagi hästi. Nõnda ka teie. Kui te olete kõik teinud, mis teid on kästud, siis ütelge, me oleme kõlvatumad sulased, sest meie oleme teinud, mis meie kohus oli teha. Aamen. Me vajame suurt usku ja ma usun, et suur usk on defitsiit tänapäeva maailmas. Ma lisan ka usklikkude keskel. Ma ei ole kunagi kuulnud nii palju igatsetavat suurt usku, kui just tänapäeval. Kui me oleme ausad, siis me peame siiralt issanda ees ütlema, et eks meie põhiline puudus ole usupuudus. Küll me seda vajame. Aga mida me selle usuga teeme, oleneb palju sellest. Milleks me vajame suurt usku? Seda palvet, mida jüngrid palusid Jeesuselt, issand, kasvata meie usku, oleme meie vist küll igaüks oma palvekambris rohkem kui 1 korra palunud. Sest me oleme tundnud, et meie vajame suuremat usku, kui meil on. Kuid nüüd see eesmärk, mida me usuga teeme, on väga määrav ja väga oluline. Meie oleme valmis viigipuud merre istutama. Ja mõnikord vajame selleks suurt usku. Ja see oleks nagu ainukene tunnus meie usust, et meie usk on suur. Issand ütles niiviisi. Kui teie ütlete metsviigipuule istuta, juuri välja istuta merre, siis see sünniks. Usk teeb seda. Kuid Jeesus ise oma eluaja kestel vist ei istutanud ühtegi viigipuud merre. Ja kui meil oleks see võime seda teha, mis meie siis viigipuule teeksime? Viiksime ta loomulikust keskkonnast välja ja me saaksime küll ime näha. Aga keda see parandab? Viigipuu ei ole mere jaoks ja meri ei ole viigipuu jaoks. On tarvis usku, mis Jumala tõotustest kinni hakkab. Meile üldi täna pidage ennast silmas. See on väga oluline. Me peame teisi silmas, naabrinaist ja naabrimeest. Me hoiame tal silma peal. Ega see paha asi pole. Hebra kirjas on öeldud, pidage üksteist silmas, et te üksteist heade tegude poole kihutate. On vajalik ka see asi. Piibel ei ole kunagi ühekülgne, vaid ta on mitmekülgne. Isiklikult arvan, et meie suurim häda ei ole mitte usu väiksus ega usu suurust, vaid ühekülgsus asja juures. On tarvis asjale läheneda mitmekülgselt. Jeesus ütles niiviisi, oh naine, sinu usk on suur. Sinu usk on sind aidanud. Ja nii palju teisi väljendusi, mida Jeesus ütles ja hindas usu suurust. Aga ta räägib täna väiksest usust ka. Ja tahaks, et see väikene usk saaks asetatud õigesse pinnasesse ja kui ta õigesse pinnasesse on asetatud, siis tema hakkab seal kasvama.
Issand, kasvata meie usku. Me tahaksime, et see sünniks paugu pealt, nii-öelda ühel hoovil. Ja see sünniks meie palvekaambris. Palvekamber ei ole kõrvale jäetud usu kasvamisest. See on igavene tõde, muutmatu piibli õpetus. Aga ta ei ole ainult momendi küsimus, vaid see kasvab. Ja Jumal on, kes meie usku kasvab. Jüngrid pöördusid Jeesuse poole, issand, kasvata sina meie usku, sest nad olid näinud, et Jeesuse tegude mõjul ka nende usk kasvas. Nad ei olnud näinud seda, mis ta neile ainult oli teinud, vaid ta oli näinud ka seda, mis ta teistele oli teinud. Ja see pani nende usu kasvama. Pidage siis endid silmas. Ja just mis asjas meie vajaksime nüüd just, mida me vajaksime, ütleksime kõige pealt, et meie usk pääseks arenema ja saaks niisuguse õige pinnase, kus ta hakkaks kasvama. See oli nimelt, kui su vend eksib sinu vastu, siis anna andeks. Kas me oleme kunagi mõelnud, et siin on suurt usku tarvis? Just siin osas. Jüngrid tundsid oma usu puudujääke puht praktilises elus. Lihtsalt ei suutnud andeks anda ja ei suutnud ka andeks paluda. Need kaks momenti, kaks komponenti meie usuelus on niivõrd määravad, et sellest oleneb, kas meie oleme nüüd usklikud Kristuse nõuete kohaselt või oleme muidu usklikud. Kui su vend patu teeb, siis noomi teda. Ja sina, keda noomitakse, kannata kõik ilusasti ära. Ära siis pabistama hakka. Ära ütle vastu, et kas sina ise parem oled. Vaid luba, et Jumala käsi vaikselt siluks sind, nagu potisseb savi kallal töökojas toimub. On tõsiasi, et Jumalal on mõnikord tarvis olukordi ja aega ja Jumal loob need olukorrad meie elu jaoks, kus me oleme nagu potisseba töökojas ja siis seal vormitakse savi väljast ja seest. Mõlemilt poolt peame ilusaks muutuma, aga see on alles Jumala eeltöö, sest tuli teeb oma töökord. Ja sealt tuleb välja valmis riist, siis kui on Jumal meid ahju pannud, aga ega ta igaüht ahju pane. Ma olen ikka möönud, et Jumal mind pole usaldanud veel ahju viia. Et ma vist ei kannataks välja veel ahju kuumust, aga ma tean, et kord tuleb aeg. Sest Jumal ei saa minust asja muidu, kui peab ahju viima. Teate, kallid usklikud, me oleme Aadama rikutud veri ja Aadama rikutud liha. Ära arva, et liha pühaks saab, ei. Me võime arvata, et meie kanname püha ihu enda ümber, ei kanna. See on tõsiasi. Liha peab surema, sellel ei ole mingisugust teist teed. Ära dresseeri teda ega treneeri ja arvad, et nüüd ma oma liha valmistan niisuguseks, ta on püha, ei. See rikutud veri peab surema, selle on koht ristil. Teist teed meile ei ole. Ja kuidas Jumal saab meid muidu ristile viia, kui ta ei näita meile, missugused me oleme? Eks olukorrad too meie sees ilmsiks just need nähtused, mis meie loomulikult ja kes meie loomulikult nüüd oleme oma loomu poolest. Vend teeb pattu, see on meile vahest valusam, kui me ise pattu teeme. Ja me unustame, et me ise oleme täpselt sama Aadama mürgitatud verekandjad. Meie soontes liigub Aadama veri. Ja me arvame, et meil on parem liha, kui see liha, mida vend omab, ei ole. Aga kui ta pattu teeb, siis sulle on öeldud vaikselt noomi teda, sest niiviisi piibel keelab, et ei tohi pattu teha. Ja ütle talle, sa ei ole Kristusele andnud maad ja ruumi enda sees. Sest Kristus on see, kes meis selle esile toob, et me tahame ja võime teha tema hea meele järele. Seda õpetab meile piibliraamat. Ja nüüd, kui vend tunneb, et ta on eksinud, siis anna talle andeks. Kahe käega anna andeks. Kui üks ainus viive venna või õe suust tuleb, ma kahetsen, siis olgu kõik puhitud. Ei mingit meelespidamist. Jumalal on suur meelespidamise võime,
aga meile ta ei taha anda seda selles mõttes, et me venna vigu meeles peame ja venna pattu, vaid ta tahab, et me selle andeks annaksime. Aga seda ta tahab, et Jumala hea tegemine meie meeles seisab. Me oleme selle koha pealt väga viletsad meelespidajad, mis Jumal on teinud nagu Iisrael kõrbes. Selle unustas ära, mida nad Jumal kõrbes tegi, aga mis nad Egiptuses sõid, seda nad ei unustanud ära. Sibulad ja küüslaugud olid neil meeles, aga Jumala hea teod ununesid. Tähendab siis, meie ei vaja venna vigade meelespidamise võimet. Kui Jumal suudab unustada, siis unustame meie ka. See räägib meile see kirja koht kahest asjast, andeks palumisest ja andeks andmisest. Ära kunagi taha seda, et aeg sinu vead kustutab, vaid lase Kristuse veri teeb selle püha töö. Tunnista oma viga. Mõni inimene arvab niiviisi, et kui mina usklik inimene oma viga tunnistan ja kui ma veel olen teatud positsiooniga inimene ja autoriteet, siis mina tõmban oma autoriteedi maha. Ära lase ennast saadanat petta. Ei see tõmba sinu autoriteeti maha, vaid sa saad teiste usalduse osaliseks. Nad usuvad seda, et sa oled samasugune nõder inimene, tunnistad oma viga ka ja see on hea ja see on kasulik ja õnnistusrikas. Tähendab, siis meie vead tahavad andeks palumist, tahavad üles tunnistamist. Eks oli öeldud Jakobuse kirjas, et tunnistage isekeskis üksteisele. Ega seda pole tarvis küla peale viia, kui sa küla peal pole eksinud. Vaid tunnista see sellele, kelle vastu sa oled eksinud ja siis palvetage. Ja siis Jumal pühib need minema, unustab nii ära, nagu sa ei oleks iialgi eksinud. Kui sa oled nad õigel teel toonud Kristuse vere alla, patu tunnistamise kaudu, avalikuks toomise kaudu, see on vajalik. Ja nüüd, kui see ühe korra vend eksib ja kahetseb, no sellega saad kuidagi hakkama. Aga nüüd, kui ta teeb seda pidevalt ja kohe järjekindlalt, 7 korda päevas, siis tuleb niisugune tunne, koduste kallid abielu naised teate, võib-olla mees ka vahest eksib seal ja eksib mitu korda päevas ja tuleb su juurde, ütleb, anna mulle andeks, mis sa teed nüüd, ütled, no kaua sa niiviisi teed, paluda andeks ja teed jälle. Tekivad konfliktid, arusaamatused, aga vaadake, seal ongi nüüd see asi, et me jaksame ühe korda andeks anda ka ja ühe korra andeks paluda ka. Ma ei tea, kumb on raskem, kas andeks palumine või andeks andmine. Mõnel on rasket mõlemad ja mõnel on andeks palumine võrratult raske, aga teisel on andeks andmine raske. Näe, mitte ei unune, mitte ei saa andeks anda. Aga ometi Jumala sõna ütleb seda, kui meie tahaksime nüüd oma suurt usku kasutada, kasutame seal kohal. Haiget terveks teha, see on kasulik asi. Issand ise on seda teinud ja küll ta teeb seda tänapäeval ka veel. Sole, aga et viigipuud merre istutama hakata, siin ei ole issand seda käsku andnud, vaid ta on pildi keeles rääkinud meile. Et võimatu saab võimalikuks. Ja siin ongi vajalik nüüd, et meie oleksime pidevalt valmis andeks andma. Ükskord jüngrid tulid Jeesuse juurde, küsisid, mitu korda päevas pean mina vennale andeks andma. Kas aitab küll 7 korrast? Ei, Jeesus ütles talle 70 korda 7 korda. On tarvis seda teha 490 korda päevas, kuule, ma ei tea, oleks nagu iga 10 minuti jooksul tarvis seda teha või veel rutem. See tähendab ühte lõpmatut andeks andmist. Minu vennad ja ma olen kogenud oma usuelu aastate vältel seda, et kui meie andeks andmatu meel jääb mingi, see tapab ära me hinge. On tarvis sinu enda vaimuliku tervise pärast andeks anda, aga ära unusta ise andeks paluda. Minul üks inimene kogudust, kus ma teenisin, me laulsime kvartetis ja üks õde langes patusse. Me panime teda kogudusest välja, nagu asi nõudis, toimisime taga nii ja ta langes kaunis sügavale patusse. See mees, kellega ta elama hakkas,
suri varsti ja nüüd see naine korraga ta silmad avanesid, ta tuli ühel päeval mu juurde, nuttes rääkis seda, et ma olen nüüd nii hirmsa teo teinud. Kas te saate seda mulle andeks anda? Selle asemelt ennast ära blokeerida kogudusest, ära eraldada, õigeks panna, ta tuli ja ütles ausalt välja, kes ta nüüd on ja ta pani endale õige nime. See julgustas mind. Ja rääkisime temaga palju ja arutlesime ja lõpuks mõtlesime, et ta tõelise meeleparandamise läbi elas, et ta võib koguduse juurde tulla ka tööle, me teda avalikule tööle ei pane. Te võite öelda, kas see oli siis andeks andmine? Oli küll. Sellepärast, et maailmas on nii palju tarkus, kui üks inimene teeb puudujäägi, siis tema vastutavalt kohalt võetakse maha. Ja temale ei anta enam vastutavat kohta, kuigi talle võidakse andeks anda, võib-olla kustutakse ära see võlg ja nii edasi. Aga endist positsiooni ta enam kätte ei saa. See on muidu möödaminesmärkus, aga nüüd see naine läks ja hakkas külas perelt käima. Ja igal pool tema rääkis, kui rumalasti, kui inetult ta on käitunud. Ja tulemus oli see, et kuigi ta oli väga pahasti elanud, ükski inimene külas ei rääkinud enam pärast seda, mis ta teinud oli. Ta oli võtnud vaenlaselt relvad käest ära, sellega, et ta läks ja alandas, palus andeks ja tulemus oli see, talle anti andeks. Aga mõni inimene, kes oli paremini elanud kui tema, ei läinud kunagi andeks paluma ja selle kohta oli palju ütlemist külas. See on möödaminesmärkus selle kohta, mis tähendab üks andeks palumine, kui kerge on andeks anda sellele inimesele, kes andeks palub. Aga meil tuleb ju andeks anda neile ka, kes andeks ei palu. Mis me nendega teeme? Enne kui päike loojub, on tarvis andeks anda. Ja see on nüüd raskem osa, aga siin on tarvis usku, siin on tarvis Jumala tõotusest kinni hakkamist. Usk ei ole ainult mingisugune tõekspidamine, nagu maailm arvab mõne asja üle tõekspidamine, vaid see on Jumala tõotustele rajamine, Kristuse isikust kinni hakkamine, uskumine seda, et kui teie patud on kui veripunane riie, siis peavad nad valge villa sarnaseks saama ja tulgem siis sa seletage oma asjad ise keskis. Ja ärge diplomaatiliselt viisakalt ainult kummardage. Me võime niiviisi elupäevad ära elada, mahtuda ühe nimetaja alla ka ja ühte kogudusse ka mahtuda ja kunagi te ei tule ja vennalikult oma südant puhtaks ei räägi. Küll see on vajalik, sest see tapab koguduse hinge, tapab koguduse elujõu ja tapab püha vaimu töö meie keskel. On tarvis hoida ülevel ja hoida ülevel püha vaimu töö ja see tuleb siis, kui me rahu hoiame, üksmeelt peame, ärge pidage üksmeele küsimust tühiseks asjaks. See on võrratult oluline tähtis. Sinna vajame suurt usku, kui meie vennale saame 7 korda 70 korda. Andeks anda, siin on nüüd usku vaja. Ja ära rakendama usku üldse niivõrd imede tegemiseks, kui just selle ime tegemiseks mõtlema tunnen isegi ükskord, vend on mul jälle vend on mul armas vend, andeks antud, me osadus on terve. See on õnnistus. Ja nüüd, kui apostlid kuulsid seda, siis ütlesid, kasvatame usku. Nad tundsid, et nende usk ka selle koha pealt nõrk on. Ja puudu jääb. Ja mis siis issand ütleb? Ta toob ühe ilusa pildi ja ta ütleb niiviisi. Kes teie seast on, kellel sulane on kündmas või karja hoidmas? See on Jeesus selgitab nüüd selle pildi varal, kuidas usk kasvama hakkab. Ja kui ta tuleb koju, siis peremees ütleb talle, kui ta põllult tuleb, tule koheselt istu siia lauda ja söö kõht täis ja mine siis puhkama, vaid ütleb enne veel, aga nüüd on tarvis mind teenida pärast päevatööd. Vaadake, siin on nüüd usu kasvamine ja usu vastupidavus. Seal kasvatakse meie usk vastupidavaks.
On tarvis kannatusi, et õppida kannatlik olema. Ega me muidu kannatlikuks ei õpi. Need inimesed, kes on kannatustes elanud, oskavad olla kannatlikud. Ja kes kergemini unustab, see saavutab ka elueksami palju kergemini. Et on tarvis unustada, sest meil on elueksam ja tea sõber. Kui sinul üldse usku on, siis varem või hiljem see võetakse läbi katsumine. Sest ühtegi silda ei võtta kasutusele, kui ta ei ole proovi läbi teinud. Ja ühtegi laeva ei proovita sadamas, vaid viiakse tormisele merele ja siis öeldakse pärast, kas laev on hea või halb. Oleme realistid. Ärme oleme teooriate inimesed, vaid palume Jumalat, pühavaimu selleks, et me võiksime olla kristlased Jeesuse nõuete kohaselt. Jeesus ütles ühele ühte ja teisele ütles teist. Ühele ütles ta niiviisi, mine ja räägi üles, mis suured asjad siin issand sul on teinud. Ja teisele ütles, mine aga ära kellegile räägi, mine preestri juurde ja vii ohver. Siis on kõik korras. Aga kõigile ta ütles, mis ma ütlen, seda ma ütlen teile kõigile. Kes tahab minu järele tulla, see salaku end. See oli üks asi. Eneses algamine on kristlase tee. See oli meistri tee ja see on ta järelkäija jüngri tee. Teine asi, mis ta ütles, võtku rist enda peale. See on Kristuse nime pärast kannatada teotust, häbi, pilget ja kui tarvis ka vangipõlve. Ja siis ta ütles, ja käigu minu järel, või uuesti öelges, järgigu mind. See tähendab, et Jeesuse tee tuleb teha ka igal isiklikult enda tee. Siin on lahend. Aga see vajab jõudu, see vajab usku. Ja kui nüüd siin usku ei ole, siis on tarvis meie usk kasvama panna. Mis siis on? Nüüd on tarvis siis sinepivakese suurne usk. Sinepivak, kas tead, kui suur see on? Mina ei ole näinud sinepisiemet. Ma pean aus olema, aga ta pidada olema väga väikene, nagu mooniseeme. Seda te olete mitmed näinud oma aias ja juhtunud nägema. See oli vajalik tööle panna, nüüd see pisikene usk. Oli tarvis panna mida tegema? Oli tarvis panna kündma, põldu kündma, see tähendab vaeva nägema. Kas sa oled pannud oma usu põldu kündma? On Jumala põllumaa sinu mure? Kas on mure, et seal on ohakaid, kibuvitsu, et seal on kõva pinnast kuskil põhjas seal, et seal ei kasva vili nii, kuidas issand seda on soovinud? On see su mure? On see sinu isiklik mure, privaatmure või on see koguduslik mure? Kallid sõbrad, tahaksin meie kodumaa rahva siduda kokku Golgata veresidemega. Ja ma tahaksin, et see rahvas oleks ühiselt väljas Jumalaigi murede pärast. Pane oma usk tööle, pane ta põldu kündma. Ja sa näed, kui imeliselt ta hakkab põldu armastama. Elasin Pärnus, mul oli väikene aed seal ja ükskord ma leidsin ühe kultuurtaime muru seest. Ma kiskusin umbrohu ümbert ära, tegin talle väikese peenra. Ma hoolitsin ta eest ainult mõned päevad, te teate, et ega kultuurtaime iga pikk ei ole. Ja igal hommikul, kui ma toast välja tulin, mu esimene tee oli selle lille juurde. Ja ma avastasin pärast imeliselt, ma olin hakanud ta lille armastama. Mida ma leidsin? Ta ei olnud mu lemmiklill, aga sellepärast olin hakanud teda armastama, et ma tegin teda pisut vaeva. Tea sõber, see, kellega sa hakkad elus vaeva nägema, see saab sulle kalliks. Miks on su laps sulle armas? See on aega pikku tulnud su ellu. Sa oled hakanud teda armastama sellepärast, sest ta oled temaga vaeva näinud. Teine asi, mis siin oli karjahoidmine. See tähendab, ta on valvama pannud. Karjahoidmine on valvamine. Kas te, kallid Golgatal, olete karjahoidjad siin kõik? Kas te valvate? Kas Jumala kari on teile kallis? Kas te tahaksite näha, et oleksid kõik alles?
et ükski ei läheks kaduma. On inimesi, kes üldse ei ole karjast ei hooli. Kogudus on nendele null. Ja isegi räägitakse avalikult koguduse vastu, et seda polegi tarvis. Võime teised ka teha. Küll koguduses on oma vead. Ma usun seda, et ei ole veatud kogudust, aga issanda eesmärk kogudusega on, et tal ei oleks siis, kui Jeesus esitab Jumala koguduse oma isale, ei ühtegi laiku ega kortsu ega muud selle seas. Ole sina nende seas, kes sellesse kogudusse kuuluvad ja koguduse pärast muret tunnevad, et ka Tartu Golgata kogudus, kui ta on lokaalne kogudus, oleks ometi see, keda issand suurel päeval esitab oma isale. Ta ei ütle, et näe, siin nad on ja mina neid paremaks teha ei saanud. Vaid ta ütleb, ei ühtegi kortsu ega laiku. Tähendab, ei puhtuse ega ka nooruse puudujääki, vaid kõik oli kuidagi tervik, mida ta esitas Jumalale. Usk peab siis olema see, kes vaeva näeb ja valvab. Ära seda unusta. Siin issand ütles selle sõnaga selle suure tõe välja. Usk peab jääma nähtamatuks, kui ta teenib. Ta teenib ja ometi ta on nähtamatu. Ei paista silma, et ta teenib. Ta näeb vaeva ja jääb ise viimasele kohale. Kas ta tuleb põllult ja peremees ütleb, istu kohe nüüd laudas ja kõht täis ja mine võtta puhkama. Nüüd valmista, mis ma õhtuks söön ja teeni mind. Ja siis pärast, kas me mõistame, et meile on jäänud see viimane, see pärast osa, aga see on üks ilus osa. Ma usun seda, kes sa oled vaimulik uslik inimene, oma palvekambris korras hoiad, sina mõistad seda, mis tähendab see pärast. Siis kui kõik on söönud, kui kõik on teenitud, siis on midagi sinu jaoks, mis on ületamatu, mis on korvamatu meie elus, aga see on ka ilma milleta me toime ei tule. Kui me oleme oma usu sel kombel tööle pannud, vaeva nägema, jääma ise nähtamatult teenima ja ei tahagi olla kuskil silmapaistev, see paneb oma usu imeliselt kasvab. Me näeme, usk kasvab, näed, ta kosub. Mõnikord inimesed taluvad vastu rääkimist, keegi ema tuli sondas kord mu juurde, ütles niiviisi, tal oli väga raske, ma mõistan tema olukorda, et ma ei kuule oma kodus mitte midagi muud peale vastu rääkimise. Kas sa tead, et Jeesus talus vastu rääkimist, talus seda kannatlikult? Igal kohal, igal pool talle räägiti vastu. Aga ta kasvas, just see kasvatas teda. Ja et issand tehti just kannatuste läbi täiuslikuks, see on ikka piiblitõde ja millisel teel meie tahaksime saada. Meie peame jääma kannatlikuks ja õppima kannatustes kannatlikud olema. See on vajalik, aga siin peab olema ikka see püha vaimu kaudu see kallis Kristuse jõud meie sees, mis seal nüüd kindlaks jääb, kus kõik õigub ja kokku variseb. Et me oskaksime tänulikud olla. Ta peab jääma ise elus viimasele kohale. Kõik teised tahavad enne teenida ja ise tõmbud tagasi. Kristus ei ole tulnud selleks, et ennast lasta teenida, vaid tuli teisi teenima ja luna hinnaks andma oma hinge. See oli lõpp. See oli kõik, mis ta anda võis ja ta andis selle, mis tal oli. Jah, isa teab, mis on kasulik meile. Üks asi oli siin oli öelnud nii, nõnda ka teie, kui te olete kõik teinud, mis teid on kästud, siis ütelge, me oleme kõlvatumad sulased. See peab olema alandlik inimene. See mees ei tea ainult, et ta peab alandlik olema, vaid ta on alandlik. Ta teeb oma töö väga alandlikult. Siin on tarvis nüüd, kallid sõbrad, suurt usku, aga meie usk oleks kui sinepivake, ütles Jeesus. Kui see oleks nii ja kui see väike sinepivake suurune usk usuks seda, et võimatu saab võimalikuks, siis issand näitab, kuidas ta oma usust niisuguse usu tõesti võiks teha. Olgu issanda arm meid aitamas. Ma tahaksin, et me läheksime nüüd ja realiseeriksime selle, viiksime ellu.
kui te tahate tõeliselt olla kaunid kristlased, praktilised kristlased, siis paneme oma usu teenima. Ehk on sul kodus võimalus ta kohe tööle asetada. Ehk on sul võimalus hakata kohe vaeva nägema, oma väikest usku kasvatama. Ehk on sul võimalik panna ta valvama ja kui sa ei saa muidu, siis panna ta koguduse heaks, selle väikese karja heaks siin praegust kasvama. Ja tee seda väga alandlikult. Ära ole esile tükkiv. Esinemise tahe on üks hull tahe. Ja seda ma olen märganud, et on kahesugust esinemistahet. Ühtesi saadab esinema Jumala armastuse sund. Lihtsalt ei saa teist, neil on raske minna. Olen isiklikult ka seda tundnud, et vahest küll jääks pinki istuma ja ei nagu tahaks küülda, sest oled ise ka muljutud, vintsutatud, mõnikord olukordadest väsinud ja ega hinges teinekord ka oma haavad ja mis vajaksid natuke noolimist oma koopas ja korraldamist. Aga tuleb minna, jääks kõrvale. Kuid teine häda on, see on esinemise tahe kas või väikese kollektiivi ees. Ma ütlen, need on puht nii praktilised nõuanded täna. Ma ei ole midagi suurt rääkinud, ma pole võimeline suurt rääkima. Aga olen teile rääkinud piibelt nii, kuidas ta nüüd tõeliselt on. Ma olen leidnud, et Jeesus õpetas natuke teistmoodi, kui meie tahaksime, et asi oleks. Ja viib meid puht praktilise elu juurde ja hakkab seal meid vormima ja voolima, et meist tuleksid ilusad, abivalmid, kristlikud, heatahtlikud, armastajad inimesed, kes ei ajaks taga vägevaid tegusid ainult suurtes asjades, las need jäävad oma kohale, need on ka olemas. Aga elu pisiasjades oleme realistid ja lähme teenima inimkonda. Ma ei tea, kas on olnud kunagi sellist aega, kus inimkond tahaks rohkem teenimist kui nüüd. Ja tahaks mõistmist, tahaks kuidagi abistamist, käe sirutamist, silmavaadet, võib-olla selgitavat sõna ja kõike muud. Aga maailma elu on kaunis mugavaks läinud, ega meil praegust viga elada ei ole. Kui ma mõtlen 20 aastat tagasi, kui kolhoosid tulid, ja siis mina mõtlesin, et meie küll niisugusel viisil elada ei saa ja ta oli ka alguses ääretult armetu küll. Aga nüüd me ütleme kõik, et Jumal tänatud, et ta on vihmalastud sadade ja päikese paista. Meil on igapäevast leiba laua peal, elu on mugavaks muutunud. Aga kallid kristlased, ärge andke ennast elu mugavustesse, vaid hoidke oma usuelu pidevas töös, pidevas teenimises, ükskõik millisel kujul, ja hoia oma palvekamber sellisel tasemel, kus ta olema peab. Ma olen olnud mures. Nagu vähe jääks aega issanda ees vaikseks jääda ja kuulata, mis tal öelda on. Aga seda me vajame. Ja sellepärast viime oma soovid palvekambri. Heidame oma soovid seal kõrvale, ütleme, issand, sinu tahtmine sündib. Ja meie isa palves, Jeesus ütles, õpetas meid nii palvetama ja anna meile andeks meie võlad. Kui meie andeks anname neile, kellel meiega võlgu on. Anname andeks ka neile, kes kunagi ei kahetse ja kes meile palju on kurja teinud. Unustame ära selle, sest see on issanda tahtmine, et me niiviisi teeksime, ega ta asjatult pole meid õpetanud. Olgu isa sõna meile täna kallis ja nüüd meie kummardume palvele ja viime kõik selle, mis me oleme täna kuulnud või kuulmata jäänud. Mida meie oleme nüüd oma hingest tundnud, mis on üles tõusnud, asetame selle siiralt issand ette, ütleme, issand, siin ma seisan. Ma ise ennast paremaks teha ei või. Aga ma ütlen sulle, et ma olen puudulik inimene. Ja paranda sina, Jumal, mu puudust ja vead ja aita mind ükskord su paremal käel seista taevas. Aamen.